sa tead ilmselt päris hästi, et sa saad anda ainult siis, kui sul on. Kui keegi tuleb tänaval, küsib su käest 5 eurot ja sul on taskud tühjad, siis sa ei saa talle 5 eurot anda. Ja tead, et see tegelikult kehtib ka kõigis muudes eluvaldkondades. Tead, kui tihti tegelikult inimesed tulevad ja küsivad sinu aega, sinu tähelepanu, sinu energiat. Ja küsivad seda hetkedel, kus sul tegelikult ei ole seda anda, aga siis sa annad seda ikkagi. Ja sa teed seda enda arvelt. Enda puhkuse arvelt, enda heaolu arvelt, enda une arvelt, oma pere arvelt, oma lähedaste arvelt, enda keha eest hoolitsemise arvelt. Sa teed seda kõike enda arvelt. Nüüd 5 eurosega on lihtne. Sul võib olla natuke kehva tunne, aga kui ei ole, siis ei ole. Aga kõige muuga. Kuidas sa saad tegelikult anda ja anda täidetud karikast, kui see karikas ei ole täis? Ja tegelikult ma väga innustangi sind, et võta korraks see hetk ja küsi endalt, et kui täis on sinu erinevad karikad. Ja kuhu sa nendest karikatest kogu aeg kallad? Ja kas sa ikka kallad sinna, kuhu sa tahad kallata, või lihtsalt on kõik su karikad nagu sõela põhjaks, voolab sinna, kuhu voolab, ja sa tegeled kogu aeg tagajärgede lappimisega? See kõik algab sinust. Sina pead olema see, kes annab endale esimesena. See on seesama lennuki näide, et hapnikumask läheb ette endale kõigepealt. Kõigepealt tuleb olla isekas ja alles siis saab olla isetu ja päriselt sellest ennast väestavast kohast, kus endal on hapnikku, on tegelikult võimalik aidata teisi. Kas sul on hapnikumask ees? Kas sinu olulised karikad on täis?